nendel hetkedel on ja ma arvan, teie kõik olete juba selles nagu nii targad ka, et see, et kui me oleme siis sellises nimeta see sümpaatilise närvisüsteemi aktiivsus, eks ole, et me oleme tegutsemas, et kõik on oluline tähtis, aga oluline on see, et sellisele tegutsemisele järgneb see puhkus, on ju. Sissehingamisele järgneb väljahingamine. Ja et sellega ongi nagu see huvitav asi, et kui mida rohkem meil on teha, eks, ja mida rohkem me oleme ka siis seal tegutsemises, seal sümpaatilises närvisüsteemis hästi tegutseme ja oleme ka rahulolematud, siis selline tunne, et hakkaks nagu tegutseks rohkem, siis tuleb rahulolu. Aga ometi on nii, et see rahulolu on just nimelt selle parasümpaatilise süsteemi aktiivsuses. Ehk siis, et mõnes mõttes, kui me kogu aeg tegutseme ja ei luba endale seda sellist väljahingamist või lõdvastumist või lõõgastumist, siis me jookseme nagu kaugemale oma rahulolust. Aga jälle, kui meil on see väljahingamise hetk ja needsamad, kas on need väiksed meelepuhkused 3-5 minuti pikkused, siis me jälle oleme valmis ju tegutsema. See sama, et hingan sisse, hingan välja, hingan sisse, hingan välja. Et oluline on siis, et tõepoolest on see tasakaal mõlemas pooles. Ja et kuidagi täna see ilmselt see teema ongi ju rohkem selles, et kuna stiimuleid on nii palju, siis meil see sama ülim erutus hoiab meil suures tegutsemises ja meie lihtsalt ei luba endale need väikseid väljahingamise pause ja see lõpuks kurnab meid ära. Aga et tõepoolest nende väikeste selle harjutustega me saame aidata iseennast ja teisi.